Tere hommikust kõigile, aitäh Kaidi sissejuhatuse eest ja ka kogu selle seminari korralduse eest, et saan aru, et iga 4 aasta tagant me seda teeme. Ja täna minu siis mõte on see, et ma tutvustan pigem teile tulevikuvaadet, siis pärast seda on analüüsid ja minevikuvaade. Ja kui Kadi küsis, et kas me lähme täna siit ära sedasi, et meil on üks vaade, siis ma olen tõesti kindel, et me tulime siia ühe vaatega juba, et me kõik usume, et loomesektor on väga võimas sektor ja nii, kuidas me tulime, siis nüüd saame ka sisu sinna rohkem taha numbrites. Sisu osas siis, mis meid tulevikus on ootamas, on see, et suvel Kultuuriministeeriumis tõime välja siis lauale vaate, et loomesektor on väga oluline Eesti majandusele. Eesti majandusel läheb täna, nagu me kõik juba teame, seda vist ei ole see koht kommenteerida. Aga meie usume omalt poolt, et loomesektoril on jõudu seda võimendada. Et üks vaade, mis meil riigis on olnud pikalt, et IKT, IT-sektor on see, kes siis vastutab võimenduse eest ja meie ei tahaks öelda, et usume, nüüd kuna meil on ka toredaid andmeid, siis me teame, et loomesektor võimendab ja selle siis mõttega ja eesmärkidega sai siis 6. augustil ära kaitstud riigi tasemel majandusministeeriumi ekspordikava lisakava. See kava, mis siis on majandusministeeriumi koostatud, puudutab Eesti majandusvaadet ekspordi suunal, on kinnitatud, kuid loomesektori kava on nüüd koostamisel, ehk et see kinnitamine käis selle üle, et kas loomesektori kava peaks olema eraldiseisev dokument, mis siis on Kultuuriministeeriumi kinnitatud või see on riiklik vaade. Ja ajalooliselt meile siis oluline täna ja meie võimalused seisnevadki selles, et see kava, mis käib nüüd praegu hetkel koostamisel, on majandusministeerium majandusvaate dokument ja see on oluline selline mõttenihe. Nüüd me hakkasime seda koostama, kuna siis 7.6. oli siis kaitsmine, 7. see siis kinnitati, ehk et nibin-nabin 1,5 kuud tagasi, siis see puudutab perioodi 27-28 ja kava ise läheb kaitsmisele 2. kvartal 26, ehk et ma oletan, et juuni, et tavaliselt varem ei saa kui viimasel päeval. Eriti kuna see kava on nüüd esmakordselt koostamisel ja on the go. Ja see on ka tõsiasi, millele me peame täna otsa vaatama, et oleks olnud kindlasti võimalus järgmist perioodi hakata alles tegema ja kaitsma minna 29, aga meie lootus on selles, et meie sektorid on nii võimekad, et kui me avame neile võimalused varem, siis me suudame ka piloteerida ja suudame ka ära teha. Ja siin käib meil väga-väga tihe koostöös EAS-iga, endise siis EAS-iga, et see kava rakendus peaks olema siis EIS-i hallata ja teostada, kuna EIS on meil riigi suurim, tähtsam, võimekam ekspordi know-how keskus ja ka praktiline partner, siis kui me räägime siis majandustegevustest, siis mulle tundub, et ei ole õigemat keha seda rakendama kui EIS-i inimesed, kellel on selles kohas juba ajalugu, on teadmised, küll mitte võib-olla nii palju loomevaldkonnas, aga ekspordi suunas kindlasti. Selles ekspordikavas nüüd on käsitletud 3 olulist telge. Esimene telg on see, et Eesti loomesektor võimestab teisi sektorid. Hästi lihtsalt selgitatult, kui on näiteks traditsiooniline sektor, räägime puidutööstusest, puidutööstus täna teeb allhankes soodsamat müüki soodsas puidus, siis kui me näiteks paneme sinna loomesektori jõudu juurde, arhitektid, toome uue toote, lisaks sellele brändime selle ära, loome brändi selle ümber, siis selle hind tõuseb, müügihind hästi palju rohkem ja see annab siis majandusele väga palju kiiremini ja suuremat siis panust.
Lihtsaid näiteid võime võtta Rootsist, kus tootmised on paljuski välja viidud riigist, kuid siis IP-d ja bränding hoitakse riigi sees ja see on siis see, kuidas loomesektor raha tagasi toob ka riiki. Teine vaade, mis on meil ääretult oluline, on meie enda valdkonnad, et me kaardistame ja vaatame, kuidas meie valdkonnad, kes juba ekspordivad, keda saaks võimestada, kellel on võimekust eksportida, aga mingil põhjusel on kuskil mingid augud, miks seda ei ole tehtud. Et see kaardistus ja siis meie enda valdkondade siis ekspordivõimekuse tõstmine ja samamoodi vaatame vastu siis EIS-i juba olemasolevatele teenustele, et kus ja kuidas me saaksime seda nagu liita ja rakendada. Ja kolmas vaade on see, et loomesektor vastutab ja võimestab Eesti kuvandit välismaal. Et see on ka meile hästi oluline. Üks on siis riigi kuvand, mis on selline pehme äridiplomaatia osa, aga teises osas on ka see, et me saame sellega ka võimestada nii teisi sektoreid kui ka enda sektoreid ekspordi suunas. Et need on siis 3 vaadet, mida me vaatame ja siis need tuleb nagu eraldi siis panna riiulitesse, sisse vaadata kõiki valdkondasid ja nagu siis eelnevalt sai mainitud, siis seda aega on meil väga vähe. Esimesed siis kava mõtted, mis meil on see, et me ei tee selle aja sees ära enamat kui pikime välja esimeses aasta vaates need, kellel on juba täna võimekust ja proovime neid võimestada ja mis on hästi oluline sõnum on see, et me peame nagu kõik koos ära tõestama, et see, mida me väidame, et me ka ära toome. Et kui me toome majandusse tagasi seda, mida me täna lubame, siis ma arvan, et sealt edasi on meil hästi palju lihtsam nagu ka teisi uksi lisaks avada. Et ma selliseid neid esimesi nagu aastakava ka paneks südamele, et on kindlasti ka selline piloteerimine, mida me järk-järgult vaatame, ehitame käigu pealt täpselt samal ajal, kui ma sellest räägin, me seda ka ehitame. Kindlasti seal tuleb asju, mis ei meeldi teile, mis ei meeldi meile. Me proovime neid parendada, sest eesmärk on tegelikult meil ühtne. Et me tahame teha selliseid teenuseid, mis võimestaks meie sektoreid ja mis võimestaks üleüldiselt majandust. Oluline on ka ära märkida, et see ei ole ainukene Kultuuriministeeriumi vaade, see on üks osa. Et me jätkame Kultuuriministeeriumis täpselt nii, nagu me tegime tööd ka varasemalt, aga me toome selle ekspordi mõõte lisaks sisse nendele, kellel on siis ambitsiooni ekspordile, et see ei käi kõikide tegevuste ja valdkondade kohta kindlasti mitte, et see ainult kui lisamõõde. Ja kui ennetavad võib olla, kui tuleb küsimus, et seda on lihtsalt juba tulnud neid küsimusi, siis ma vastan ära, et küsimus oli siis selline, et aga EIS-is on ju olnud juba loomemajandus, et jaa, tõepoolest, Kadi siin on, et on olnud ja on, aga me siis rääkisime varem pigem toetusmeetmetest ja see, mis me siis tahame nüüd muuta selle kavaga, et see on strateegiline vaade. Et me vaatame loomesektorit kui strateegilist riigi partnerit ja mitte ainult, ja toetused on tõesti üks osa sellest vaatest, aga see vaade peaks olema palju laiem. Ideaalis see peaks olema rakendatud EIS-is palju laiemalt, ehk me tahame vaadata ka teistesse osakondadesse, kus meil on kokkupuutepunktid, kas ja kuidas me saame võimestada ekspordiosakonnas meie valdkondasid, kas me saame innovatsiooniosakonnas koostööd teha, turismiosakonnas ja nii edasi, et neid osakondasid on tegelikult väga palju EIS-is, kus on väga hea teadmine juba täna olemas, kuidas teisi sektoreid võimestada ja me tahaks siis ka sellega rakendusse minna ja koostööd teha. Et need on siis minu mõtted ja kutsun uuesti teid kõiki koostööd tegema, sest et hästi oluline, et meil oleks ökosüsteemid. Kui me siin riigisiseselt omavahel võib-olla natukene ei jaga samu vaateid igas küsimuses, siis palun uskuge mind, et maailm on hästi suur ja ühekaupa me ei tee mitte midagi seal ära. Et me teeme ära, kui me läheme koos ekspordile, kui me läheme valdkonnad koos, kui me läheme valdkonnad klasteritena koos, et me võimestame üksteist nii valdkondade sees kui ka erinevate valdkondade koostöös, sest et meie väikese sellise jõuga muidu ei paista välja, et me peame ennast kasvatama suuremaks ja ma näen, et koostöö on see, kuidas on seda võimalik teha ja siis tuua tulemusi, mis kõigile rõõmu teevad. Aitäh!